Jaa, suur tänu. Eks selle eelnõuga seonduvalt võiks rääkida päris paljudest asjadest. Eriti lihtne oleks minul seda teha, sest ma olen ka tihedalt kokku puutunud õiguskomisjoni liikmena selle eelnõu menetlemisega rohkem kui teised Riigikogu liikmedki või enamik teisi Riigikogu liikmeid. Aga ma ei taha siin detailidesse samamoodi minna, nagu ütles ka Peeter Ernits enne mind kõneledes, või ma piirdun mõningate üldiste tähelepanekutega. No omalt poolt ütlen ka, et kindlasti hääletan sellele seaduseelnõule vastu. See on lihtsalt põhjusel, et mina ei usu, et see on päriselt vajalik ja Eesti huve teeniv projekt. On ju täiesti selge, et kõik need riskid, mida Kaitsepolitseiamet on oma ohuhinnangus välja toonud, ei ole tegelikult maandatud, need on endiselt üleval, suur osa nendest. Ja nagu ma ka eelnevalt küsimust esitades osutasin, oleks minu meelest selle eelnõu menetluse kvaliteeti oluliselt tõstnud see, kui see Kaitsepolitseiameti ohuhinnang oleks tehtud ka avalikuks. Isiklikult olen käinud ja tutvunud selle ohuhinnanguga ja sellest siin avalikult rääkida ei tohi, selle sisust ei tohi siin avalikult rääkida. Aga samal ajal ma pean ütlema, et ma ei näe mitte mingisugust põhjust, miks see peaks olema salastatud. Ainuke sisuline põhjus, mida ma tõesti oskan näha, on see, et see muudab mugavamaks selle seaduse eelnõu või selle lepingu sõlmimise, kuna siis avalikkus ei ole informeeritud nendest riskidest, mida Kaitsepolitseiamet on esile toonud. Ja no rääkida võiks mitmetest muudestki probleemidest, millele on täna juba korduvalt sinu esitatud, muuhulgas seonduvalt sellega, et hakatakse tööjõudu ära tõmbama suure tõenäosusega PPA-st, Päästeametist ja Kaitseväest. Võiks rääkida nendest muredest, millest on rääkinud Tartu halduskohtu esimees proua Ene Andresen, selgitades õiguskomisjonis muuhulgas pikalt, et kohtu koormus kõigi ettenähtavate prognooside kohaselt kasvab hüppeliselt, aga tegelikult kohtul ei ole neid vahendeid, millega selle koormuse tõusuga hakkama saada. Ei ole piisavalt kohtunikke, ei ole piisavalt ressursse, et palgata täiendavaid nõunikke. Et kõik see pool on tegelikult nagu läbi vaatamata ja ettevalmistused tegemata. Ja Andresengi juhtis tähelepanu, et kui tahta pakkuda võimalus kohtule jõuda vajalikud ettevalmistused ära teha, siis peaks see leping jõustuma circa aasta aja pärast. Siis oleks võimalik, eraldage ressursid, jätke meil aeg viia läbi konkursid uute kohtunike palkamiseks ja uute nõunike palkamiseks ja siis aasta pärast me oleme tõesti positsioonis, kus me suudame selle täiendava koormusega hakkama saada. Ja see toobki mind minu viimase olulise ja selle kõne mõttes ka keskse tähelepaneku juurde, et heast poliitilisest kultuurist lähtuvalt oleks absoluutselt mõistlik teha nii, et see leping jõustuks pärast järgmisi Riigikogu valimisi. See lihtsal põhjusel, et kõik 4 tänast opositsioonierakonda on ju selgesõnaliselt öelnud, et kui nemad peaksid olema osaliseks järgmises valitsuses, mis moodustatakse pärast järgmisi valimisi, siis nad seisavad selle eest, et see vanglarendileping lõpetada. Seda on öelnud kõik opositsiooniparteid, alates sotsidest akna all kuni ekrani saali teises ääres. Ja no, oleks mõistlik. See on minu meelest ka rootslaste suhtes kuidagi ausalt öeldes mitte härrasmehelik. Minna lepingusse, lasta lepingul jõustuda, hakata neid vange siis siia tooma, täiesti teadmises, et ülimalt suure tõenäosusega, vaadates ka praegust erakondade reitingute seisu, vähem kui aasta pärast, 9 kuu pärast, siis tuleb ametisse uus valitsus ja hakkabki siis ellu viima seda, mida on kogu aeg öeldud, et tehaksegi, lepingu lõpetamine. Ja siis kõik, mis on vahepeal tehtud, on osutunud mõttetuks. Vangid, kes on just siia toodud, neid tuleb hakata siis kohe tagasi vedama. Kõike tuleb ümber hakata pöörama. Kõik need ettevalmistused, kõik need koolitused, kõik on osutunud mõttetuks. Ja milleks sellist asja teha? No, Valdo Randpere on korduvalt öelnud, et see ei ole nagu hea poliitiline kultuur, et hakata tagasi pöörama eelmise valitsuse poolt tehtud asju. Ja no mingit pidi võib temaga isegi nõustuda, et niimoodi nui neljaks kõiki asju hakata tagasi pöörama, tingimata ilmselt ei olegi hea poliitiline kultuur. Aga hea poliitiline kultuur ei ole ka see, et suruda läbi oma ametiaja lõpus sellised asju, mille kohta kõik opositsiooniparteid ja kes omavad ka ühiskonnas palju suuremat toetust kui koalitsiooniparteid, on selgesõnaliselt öelnud, ärge seda tehke, selle me pöörame tagasi. Et normaalsel juhul võikski otsida seda ühisosa, eriti siin ametiaja lõpus, praeguse koosseisu ametiaja lõpus ja öelda, et teate, tegeleme nende asjadega, mis on nii-öelda pisemad asjad, lahendame need asjad ära, aga suuremad asjad teeme üksnes eeldusel, et meil on olemas ühisosa. Ja kui seda ei ole, siis hoidume nendest asjadest. Nii et kahju, et need asjad ilmselt nii lähevad,
Aga eks siis ühtlasi peab ka tänaste opositsiooniparteide poole vaatama ja ütlema, et pidagem siis sõna ja kui te päriselt võimule pääsete, siis pöörake see leping ka tagasi. Aitäh! Aitäh!